Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile sellist keskkonda nagu Zoom, mis võimaldab teha siis videokõnesid nii erinevate nutiseadmetega, Android-seadmetega kui ka siis Apple'i seadmetega, aga samuti saab seda teha ka veebipõhiselt. Ja minul on see rakendus oma iPad juba alla laetud, selle nimi on siis Zoom, selline sinine ikoon, teeme selle lahti. Ja alguses lahti tehes on mul siis 3 võimalust. Keskel on sign in, see tähendab, ma võin sisse logida, seda mul ühinemiseks vaja ei ole, koosolekuga ühinemiseks. Sign up all vasakul võimaldab teha kontot, seda ma ka praegu tegema ei hakka. Ja join meeting võimaldab siis koosolekuga liituda. Selleks, et koosolekuga liituda, on tavaliselt mulle saadetud kood. See koosneb siis 9 numbrist. Ma pean need numbrid siis sisestama ja iga kord, kui koosolek luuakse, siis luuakse unikaalne kood. Nii et see ei ole kuidagi kellegi isikuga seotud. Nii, nimi siin all. Reeglina on vaikimisi seadme nimi, aga ma võtan lõpus selle Ingriti iPad, võtan iPad ära ja jätan lihtsalt Ingrid. Ja nüüd, et siis ühineda, selleks ma pean klõpsama nupule join. Nii, ja nüüd ma ühinesin siis koosolekuga ja siin on siis praegusel hetkel näha, et on 2 inimest sees. Kuna ma seda kodus seda juhendit teen, siis tegelikult on siin näha ainult siis minu magamistoast Iida, kes vaatab aknalaua pealt ja siis mina. Aga vaatame, mida siin siis teha saab. Et all on siis näha kõik osalejad, ma võin valida galerii vaate, siis on niimoodi kõrvutipildid või siis niimoodi, et see rääkija on üleval. Siis siin üleval või olenevalt nüüd seadmest, Androidil on need hoopis all, on siis terve hulk nuppe. Siin üleval on siis võimalus kasutada heli, audiot. Nii, kas siis interneti oma või siis helistada. Nii, ma võtan nüüd selle interneti oma, aga panen mute, sest et ma praegu teen salvestust ja see hakkaks väga segama. Et siin on näha, et mul on võimalik ka siis panna disconnect, see tähendab, et ma võin siis helist üldse loobuda, aga ma praegu jätan lihtsalt mikrofoni kinni ja kui te ei räägi, siis tegelikult olekski parem, kui teil see mikrofon oleks kinni. Siis teine asi, mis siin kõrval on video. Et video puhul ma vaikimisi on mul siis esimene kaamera, aga ma võin ka näidata teist kaamerat. Nii, praegu on nüüd näha siis minu arvuti hoopis või siis no camera. Et kui ikkagi on väga vilets wifi ühendus, siis võib-olla tasuks sellest üldse loobuda. Siis invite võimaldab mul siis kopeerida ka URL, ma võin ühinemiseks saata URL-i või siin üleval on näha siis konkreetselt selle jututoa kood. Ja participant on siis osalejad. Praeguselt on siis siin 2, kui ma tahan kellegagi rääkida, ma saan eraldi rääkida, aga ma saan ka kõigiga koos rääkida. Et kui mul tekivad näiteks küsimused ja ma tahan siin öelda kõigile tere, siis seda on võimalik siin ka chati teel teha. Ja see kõige parempoolsem siin üleval on share nupp. Siin saab ka jagada igasuguseid fotosid ja Dropboxi ja Google Drive'i ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin teisel pool, vasakul pool üleval on siis punasega see leave, see võimaldab mul siis lahkuda sellelt koosolekult, et kui ma klõpsen selle peale leave meeting, siis ma olen koosolekult väljunud.